Lähis-Ida erakorralised uudised. USA valmistab ette mitte lihtsalt uut rünnakut Iraani vastu. Täna öösel teatas Trump otse ja avalikult, et Ameerika sõjavägi valmistab ette eriüksuste dessanti eesmärgiga hõivata Kargi saar ja teised Iraani nafta- ja gaasitaristu objektid. Lisaks valmistatakse pärast 2 öist pommitamist ette uut rünnakute lainet, kuid Iraan ei tee ikkagi järeleandmisi, vaid esitab hoopis uusi nõudmisi Washingtonile. Nüüd nõuab Teheran Trumpilt $12 miljardi väärtuses Iraani varade vabastamist, et Iraani režiim alustaks läbirääkimisi. Ja just selle eskalatsiooni taustal ilmusid äkitsed lekked, et mai lõpus olid USA ja Iraan tegelikult juba peaaegu sõlminud kokkuleppe sõja lõpetamiseks. Kuid viimasel hetkel esitas Trump uued nõudmised ja Iraan hakkas lihtsalt aega venitama, valmistudes samal ajal sõja uueks faasiks. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame neid teemasid koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal, pange videole like, kirjutage ükskõik milline kommentaar ja kindlasti liituge minu Telegrami kanaliga Betši News. Link sellele on selle video kirjelduses. Seal avaldame operatiivseid uudiseid kohe, kui need saabuvad. Juba pärast selle saate salvestamist tühistas Donald Trump oma rünnakud Iraani vastu. Seega saate alguses väike uuendus ja siis vaatame üle tänase päeva peamised sündmused. USA president Donald Trump teatas, et tühistab neljapäeva õhtul Iraani vastu kavandatud löögid, millest ta oli mõned tunnid varem teada andnud, kuna tema sõnul kiideti heaks Iraaniga sõlmitava kokkuleppe lõplikud punktid. Tsitaat. Seoses sellega, et läbirääkimised Islamivabariik Iraaniga viidi Iraani juhtkonna kõrgeimale tasemele ja need kiideti heaks. Mina kui Ameerika Ühendriikide president tühistasin sel õhtul Iraani vastu kavandatud löögid ja plahvatused. Arutelud ja lõplikud punktid kiideti heaks kõigi huvitatud osapoolte poolt nii kontseptuaalsel kui ka detailtasandil. Siin peetakse silmas vastastikuse mõistmise memorandumit ja tulevast rahulepet. Lisaks loetles ta üles Ameerika Ühendriigid, Iisraeli, Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraadid, Katari, Türgi, Pakistani, Bahreini, Kuveidi, Jordaania ja Egiptuse kui riigid, kes osalesid dokumentide kinnitamisel. Tsitaat. Mereblokaad jääb täielikult jõusse kuni selle tehingu lõpule viimiseni. Allkirjastamise aeg ja koht tehakse peagi teatavaks. Veidi hiljem lisas väljaanne Axios teabe, et Iraan teatas mitmele riigile, et viimase läbirääkimiste vooru käigus jõuti põhimõttelisele kokkuleppele. Kuid siin on üks nüanss. Lõpliku otsuse tehingu kohta peab endiselt tegema Iraani kõrgem juht Mojtaba Khamenei. Sõbrad, soovitan teil kohe praegu liituda minu Telegrami kanaliga Betši News. Selle link on selle video kirjelduses, sest seal ilmuvad uudised kohe, kui need saabuvad ja kõik uuendused tulevad minutilt. Aga nüüd liigume selle saate põhiosa juurde. Nii et pärast 2 kuud vaherahu ja pärast läbirääkimisi Iraaniga otsustas Trump mitte ainult jätkata rünnakuid Iraani vastu, vaid ähvardab ka Iraani territooriumide hõivamisega. Ja edasi toon Trumpi tsitaadi. Ameerika Ühendriigid annavad löögi Iraanile, kelle laevastik, õhujõud, radarid, õhutõrje ja kõik muud kaitsevormid koos enamiku tema ründevõimekusega on hävitatud. Väga tugev löök sel ööl. Mingil hetkel, mitte kauges tulevikus, me hõivame ka Karki saare ja teised nafta infrastruktuuri punktid ning võtame täieliku kontrolli nende nafta- ja gaasiturgude üle. Umbes samamoodi nagu me tegime Venezuelaga, mis töötab suurepäraselt nii Venezuela kui ka Ameerika Ühendriikide jaoks. Ja ma tuletan meelde, et Ameerika rünnakute ajendiks Iraani vastu oli Ameerika helikopteri alla tulistamine. Aga kulisside taga tegutses Trump peaaegu 2 nädalat järjest. Aga ta pettus üha enam, oodates Iraanilt vastust oma viimasele ettepanekule, millele muide siiani pole vastust tulnud. Huvitav on see, et Valges Majas tunnistatakse, et rünnaku idee Iraani vastu oli tekitada kahju, kuid sellist, mis ei viiks sõja uude avaliku faasi, vaid sunniks Iraani järeleandmistele. Siin on ka oluline siseinfo. Kolmapäeval viibisid kogu päeva Teheranis Katari vahendajad, kes püüdsid iraanlasi ümber veenda. Samal ajal teatas Donald Trump uuest ööst rünnakutega Iraani vastu. Donald Trump süüdistas Iraani selles, et nad veavad teda ninapidi, mille peale Iraani president vastas, et Trumpi ähvardused näitavad mitte jõudu, vaid meeleheidet.
siiski teatatakse, et mõni tund enne esimesi rünnakuid teisipäeval tegi Valge Maja veel ühe katse saada iraanlastelt selgeid vastuseid Donald Trumpi viimasele ettepanekule, kuid see ei kandnud vilja. Isegi Katari esindajad, kes olid otse Teheranis ja suhtlesid iraanlastega, ei saavutanud neilt midagi. Mingit vastust üldse ei tulnud. Valge Maja ütles iraanlastele otse, et aeg hakkab otsa saama, kuid iraanlased väitsid, et nad ei usu sellesse bluffi. See tähendab, et iraanlased pidasid seda lihtsalt bluffiks, et Trump bluffib ega hakka ikkagi ründama. Seetõttu ei jäänud Trumpil muud üle, kui tõesti rünnata. Veelgi enam, Axiose allikad teatasid, et teisipäeval, kui Ameerika hävitajad olid juba Hollandis õhku tõusnud ja liikusid punktidesse, kus nad Iraani ründasid, edastas Valge Maja sel ajal iraanlastele veel kord sõnumi, et me hakkame nüüd lööke andma, kuid ainult teie sõjalistele objektidele. Nagu öeldakse, mõelge järele, kuni pole veel hilja. See on viimane hoiatus. Iraan eiras seda taas, kuid edasi ilmusid lihtsalt šokeerivad üksikasjad. Axiose allikad Valges Majas teatasid, et Trump oleks võinud juba mai lõpus sõlmida Iraaniga eelkokkuleppe, kui ta oleks nõustunud oma saadikute Witkofi ja Kushneri kokkulepitud tingimustega. Kuid kui Trump tundis, et Iraan on dialoogiks valmis, siis selle asemel, et allkirjastada vastastikuse mõistmise memorandum, mis oleks sõja peatanud ja võimaldanud sisuliste läbirääkimiste alguse, pärast 29. mai nõupidamist olukorrakeskuses otsustas ta saata iraanlastele taotluse 2 muudatuse tegemiseks vastastikuse mõistmise memorandumi projekti, mis oli suunatud sõja lõpetamisele ja Hormuzi väina avamisele. Trump nõudis Iraanilt nõusolekut rikastatud uraani sisalduse vähendamiseks kütuses. Eelkõige nõudis Trump, et Iraan hävitaks kogu rikastatud uraani 60 päeva jooksul ning võtaks kohustuse mitte võtta tasu laevade läbipääsu eest läbi Hormuzi väina. Vastu oli Trump valmis nõustuma sellega, et tuumamaterjali hävitamine võib toimuda Iraani territooriumil. Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri järelevalve all, kuigi varem oli Trump nõudnud, et uraan tuleb Iraanist välja viia ja mitte kuhugi mujale, vaid Ameerika Ühendriikidesse. Ja pärast seda teatas Iraani välisminister Abbas Araghchi vahendajatele ja USA-le, et tal läheb pärast 29. maid vaja 4-5 päeva, et saada oma juhtkonnalt vastust Trumpi nõudmistele. See tähendab, et ta ütleb, mul on vaja 4-5 päeva, ma edastan selle ajatolla ajad talle, me arutame kõik läbi ja 4-5 päeva pärast anname vastuse nendele Trumpi muudatustele. Aga möödus 5 päeva, siis nädal, siis 2 nädalat, aga Iraanilt ei tulnud mingit vastust. Üldse mitte mingit, ei mõtleme, mitte midagi. See kasvas välja diplomaatiliseks ootemänguks, mille käigus Trump muutus üha rohkem pettunuks negatiivse, isegi pilkava kajastuse tõttu meedias. Tema täitmata lubaduste pärast tehingu osas ning ka karmiliiniliste toetajate kriitika tõttu, kes süüdistasid teda liigses pehmuses Iraani suhtes. Trump hakkas vihastama selle peale, et teda hakati avalikult naeruvääristama. Ja ma tuletan meelde, et ühes saates, kui Trump ütles, tehing on 95% valmis, ütlesin ma, kuulge, see tähendab, et tehingut pole üldse, mitte mingil kujul. Sest selline fraas, et valmisolek on 95%, kõlas juba eelmisel aastal Ukraina sõja lõpetamise läbirääkimiste raames. Ja kui siin, olukorras Iraaniga, Trump teatas, et tehing on 95% valmis, ütlesin ma kohe, mingit tehingut ei ole. Midagi ei ole. See tähendab, et midagi ei ole valmis. Olukorda raskendas veelgi see, et iraanlased teatasid avalikult ja eraviisiliselt, et nad ootavad osa külmutatud varrade vabastamist ettemaksuna. Vaatamata Trumpi kinnitusele, et see juhtub alles pärast teatud kohustuste täitmist. Iraanlased ütlesid ei. Vabastage meile $12 miljardit. Ja alles siis hakkame pidama mingeid läbirääkimisi. Ja Iraani ametnikud ütlesid, et $12 miljardit vabastamine on usalduse proovikivi. Nad ütlevad, kui Trump vabastab selle raha, siis me usaldame teda, aga seni me ei usalda. Aga see pole veel kõik. Kas mäletate, kuidas sel nädalal Donald Trump hakkas mingil põhjusel kiitma Iraani ajatollat Mojtaba Khameneid? Ja siis väitis ta veel, et Iraani rünnak Emiraatide lennujaamale oli ameeriklaste poolt provotseeritud. Nii et edasi toon ühe väga huvitava tsitaadi Axioselt.
allikate sõnul on Ameerika läbirääkijad ja piirkondlikud vahendajad viimase 12 päeva jooksul korduvalt hoiatanud iraanlasi, et nad peavad vastama. Enne kui ilmuvad niinimetatud provotseerivad tegurid, mis võivad läbirääkimisi õõnestada. Või viib taktikaline vahejuhtum olukorra teravnemiseni. Eelmisel laupäeval teatas Arakši piirkondlikele vahendajatele, et on saatnud Iraani vastuse kõrgeimale juhile Mojtaba Khameneile kinnitamiseks ja loodab selle pühapäevaks Valgesse Majja toimetada. Kuid kui vastust ei tulnud ka pühapäeval, ründas Iisrael päev hiljem Beiruti. Iraan alustas raketirünnakut Iisraeli vastu ja iisraelased vastasid löökidega Teheranile. Me ütlesime iraanlastele, et nad tegid suure vea, alustades rünnakut Iisraeli vastu, sest andsid Biibile suurepärase võimaluse läbirääkimised nurjata, ütles piirkondlik allikas, kes osales läbirääkimist. 2 piirkondlikku allikat väitsid, et USA ja Iraan olid tõepoolest kokkuleppele väga lähedal enne Iisraeli ja Iraani vahelise konflikti eskaleerumist. Aga pärast seda kartsid iraanlased ilmselt, et nende nõustumist nähakse kui alistumist Iisraeli ees. Iisraeli ametnik ütles, et Iraani käitumine peegeldab Khamenei ja tema kõrgete komandöride veendumust, et neil on eelis. Seejärel järgnes Ameerika armee helikopteri intsident ja uued ähvardused Trumpi poolt. Ja nüüd on võimalik, et Ameerika presidendi administratsiooni soov sundida Iraani järeleandmisi tegema jõuga võib tõesti olukorda muuta, kuid on ka oht taas kuristikku langeda. USA ründab ja Ameerika vastased piirkonnas lakkavad nägemast USA rünnakuid kui proportsionaalset vastust Iraani agressioonile ning hakkavad seda üha selgemini pidama just USA agressiooniks. Praegu ei näita Iraan, et ta oleks valmis kuidagi järele andma, eriti arvestades, et tal oli tervelt 2 kuud vaherahu, mille just Trump neile kinkis selleks, et nad saaksid ümber relvastuda ja valmistuda sõja uueks faasiks. Siin panen praegu 3 punkti. Tellige kanal, et järgmine osa vahele ei jääks, pange like ja kirjutage kommentaaridesse oma arvamuse järeldused. Sellega on kõik, hoidke end, kõike head!